Tere kõigile disainmõtlemise ja digiturunduse õppekava infotundi tulijatele. Nagu juba ennem ütlesin, mina Kaisa Raadik, programmijuht ja Urve Tamman on õppekorralduse peaspetsialist. Kõigepealt siis tänane näeb välja nii, et räägin teile lühidalt üldiselt õppekavast, räägime sisseastumistingimustest ja ootan teiepoolseid küsimusi. Võite küsida juba vahele, võite küsida ka lõpus, võite küsida häälega, chati kaudu, kuidas ise soovite ja heaks arvate. Ehk siis disainmõtlemine ja digiturundus on bakalaureuse õppeaste õppekava. Õpingute kestus ja maht on nominaalajaga 3 aastat, aga see on viidud osakoormusega õppesse ja seda saab läbida ainult 4 aastat. Ehk siis on tehtud natukene sõbralikumaks kõigile töötavatele inimestele, et on aega õpingute kõrvalt tööl käia, perega olla, ehk just tänu sellele on viidud see osakoormusega õppesse. Õppevorm on sessioonõpe. See tähendab seda, et kohal käiakse iga kuu 1 kord. Sessiooni aeg on tavaliselt kolmapäevast pühapäevani, aga kuna tegemist ongi siis osakoormusega õppekavaga, siis tegelikult ei ole päris kolmapäevast pühapäevani, võib olla reedest pühapäevani, kolmapäevast reedeni ehk seal vahe sees. Toimumiskoht on Pärnu ehk kontaktõpe toimub Pärnus. Ja tegemist on tasulise õppekavaga, mis on siis 1100 eurot semester, aastas on 2 semestrit, või siis 60 eurot EAP. Ja seda saab vastavalt siis iga tudeng, iga semester ise vaadata, et kumb siis talle kasulikum nii-öelda on. Et kas maksta 1100 semestri eest või siis EAP-de eest eraldi. Õppekava eesmärk ongi anda terviklik disainmõtlemise ja digiturundusalane bakalaureuse kõrgharidus ja pädevused tegutsemaks ettevõtjana või töötamaks turundusjuhi, turundusspetsialisti kvalifikatsiooni eeldavatel ametikohtadel. Disainmõtlemine lühidalt tõin selle välja just sellepärast, et disain ei võrdu ainult kunst. Ehk lühidalt on disainmõtlemine loov ja kasutajakeskne probleemide lahendamise viis või siis probleemide lahendamise kunst. Ja see on sobilik just nende probleemide lahendamiseks, mis ei ole selgelt defineeritud või millel puudub üks kindel lahendus. Lisaks aitab see väga hästi kaasa nende probleemide välja selgitamisele. Disainmõtlemine ja disainialased teadmised üldisemalt loovad olulise konkurentsieelise, eristumaks siis organisatsioonide turundustegevustes võrreldes siis konkurentidega. See pikendab planeerimise faasi, kuid maandab riske. Ehk see tavaline mõte, et ma olen ettevõtja või ma töötan ettevõttes, meil on midagi, me peame midagi müüma, asendub sellise rohkem kliendikesksema lähedusega, et me kõigepealt uurime klienti, tema vajadusi, et osata pakkuda seda väärtust paremini. Ja protsessi kaasatakse mitmeid osapooli, lähtutakse just nimelt siis klientidest. Ja keskendudes kliendile väärtuse loomisele luuakse siis igasuguseid tooteid, teenuseid, turundust või brändi läbimõeldumalt, teadlikumalt ja kasumlikumalt. Ja see võibki tagada selle, et see, millega tegeletakse, et see on lahendamist väärt. Ja digiturundus teistpidi ei ole ainult sotsiaalmeediaturundus, et see tegelikult hõlmab kõike, veebilehti, sisuturundust, otsingumootorite optimeerimist, digitaalset reklaami, e-postiturundust, seal siis loomulikult ka sotsiaalmeediaturundus, kaasturundus, mobiilne turundus, avalikud suhted veebis ja vestlus intellekt, veebianalüütika ehk see on natukene suurem
kui siis ainult sotsiaalmeediaturundused. Pidasin oluliseks see välja tuua. Õppekava õpiväljundid. Teil on tegelikult kõik need olemas ja kättesaadavad koduleheküljel. Urve kindlasti paneb lingi siia, selle kodulehekülje oma. Ja õisist saab juurde lugeda. Aga õppekava läbinud üliõpilane mõistab siis organisatsioonide süsteemset käsitlust, sealjuures turunduse seoseid organisatsioonide teiste funktsionaalsete valdkondadega. Mõistab ja rakendab erialaseid põhimõisteid, teooriaid ja meetodeid oma töös. Ehk siis disainmõtlemine kui selline suur kontseptsioon, et seal taga on väga palju meetodeid ja tööriistu, mida siis teile õpetatakse, teile edasi antakse, et te oskaksite neid kasutada ja kasumlikumalt rakendada. Mõistab disainmõtlemise alusprintsiipe, rakendab disainmõtlemise loogikat majandusprobleemide lahendamisel, mõistab digiturunduse eripärasid, rakendab neid organisatsioonide turundustegevustes, analüüsib, planeerib ja korraldab organisatsiooni turundustegevusi, analüüsib ennast ja oma tegevusi nii individuaalsete kui meeskondlike ülesannete kontekstis. Õppekava on kokku 180 ainepunkti ehk siis EAP-d. Üks ainepunkt on 26 tundi tudengitööd ja moodulid jagunevadki, et on sissejuhatus ettevõtlusesse, disaini ja turundusprotsessid, disainmõtlemine, disaini juhtimine, strateegiline turundus, digiturundus, valikmoodul või siis mobiilsusmoodul, räägin kohe ka sellest lähemalt, mis see tähendab, vabaained, praktika ja bakalaureuse-eksam. Ehk need moodulid ei lähe päris järjest niimoodi, et üks semester, üks moodul, vaid need moodulid on kokku natukene pandud loogilisel järjekorras. Ehk iga semester on üks põhifookusteema, üks projekt, mis tuleb läbida ja need ained, mis on võetud, toetavad selle projekti läbimist. Sissejuhatus ettevõtlusesse mooduli eesmärk on anda baasteadmised ettevõttest kui süsteemist ja arendada suhtlemisoskust nii kõnes kui kirjas. Seal all on ained nagu ettevõtluse alused, sissejuhatus kõrgkooli õpingutesse, suhtlemisoskus ja eneseväljendus, sotsioloogia ja kultuuriline mitmekesisus, akadeemiline eesti keel ja teadustöö alused. Need on sellised üldised ettevõtluse alased ja sellised üleülikoolilisemad ained, üle kolledži. Siis on disaini ja turundusprotsesside moodul, mille eesmärk on anda teadmised ja oskused nii disaini kui ka turunduse erialaprojektide elluviimiseks läbi siis protsesside juhtimise, disainmõtlemise rakendamise. Ja see ongi just see suuresti projektide moodul ehk ainetena on sotsiaalse väärtuse loomine, kus on nii teoreetiline osa siis ainest, kui ka selle aine käigus siis luuakse mingit sotsiaalset väärtust läbi disainmõtlemise loogika, meetodite ja tööriistade mingile organisatsioonile. Seni, kuna tegemist on uue õppekavaga ja tegelikult on ainult üks aasta möödunud, siis seni oli otsus see, et tudengid said ise valida organisatsiooni, kus nad seda sotsiaalset väärtust loovad. Ehk neile väga meeldis see põhimõte, et nad said seda luua iseenda organisatsioonile. Ehk meeskond oli ja meeskonnas siis valiti see üks organisatsioon, millega tegeleti terve aasta. Siis on organisatsiooni brändi arendamine. See on teise aasta suur projekt. Ehk seal on teoreetilised teadmised brändi arendamisest, tuleb sisse igasugune turundusloogika ja seal luuaksegi siis, arendatakse mingit organisatsiooni brändi koos meeskonnaga. Kolmas aasta on rahvusvahelistumine, kus siis tegelikult põhirõhk on see, et mingisugune toode või teenus või mingi turunduskomponent viiakse nii-öelda rahvusvaheliseks. Ja neljas aasta siis on projektiaasta või praktika-aasta, ehk sinna ei ole projekti ainet pandud, mis terve aasta vältel kestab.
Siis on disainmõtlemise moodul, mille eesmärk on anda alusteadmised disainmõtlemise protsessist, käsitlusest ning rakendada neid teadmisi kaasates loovmeetodeid. Ainetena on disainmõtlemine, teenuse disain, visuaalne mõtlemine, loovmeetodid, kommunikatsioonidisain, kvalitatiivsed meetodid disainis ja loo jutustamine. Loo jutustamine on siis inglise keeles storytelling. Disaini juhtimise mooduli eesmärk on anda teadmisi disainprotsessi ja meeskonna juhtimisest ning rakendada neid teadmisi digitaalsete lahenduste arendamisel. Ained, disain ja innovatsioon, digitaalse teenuse arendus ja disain, meeskonna töödisainis, ringdisain ja rohemajandus, infograafika ja erialane inglise keel. Strateegilise turunduse mooduli eesmärk on anda üldteadmised organisatsiooni turundustegevuse mõistmiseks ja juhtimiseks. Ained, mis selle mooduli all on siis turunduse müügijuhtimine, bränd ja selle kujundamine, turunduse strateegiline planeerimine, turunduskommunikatsioon ja ärisuhted. Ja siis on digiturunduse moodul, mille eesmärk on anda digiturunduse spetsiifilised teadmised organisatsiooni digiturunduse planeerimiseks ja korraldamiseks ning rakendada neid teadmisi konkreetsetes tegevustes ja kanalites. Sotsiaalmeediaturundus, internetiturundus, veebilehtede loomine ja sisuturundus, veebipoed ja müük veebis, mõjuisikupõhine turundus. Valikmoodul või mobiilsusmoodul. Selle eesmärk on anda üliõpilasele võimalus omandada teadmisi disainmõtlemise ja digiturunduse spetsiifilistes valdkondades, ettevõtte funktsionaalsetes valdkondades, enesearengus või omandada rahvusvaheline kogemus siis õppides välismaal kõrgkoolis. Ehk siin saab igaüks ise otsustada, kas ta võtab valikmooduli, kus täna on ained nagu kultuuride vaheline äri ja juhtimine, karjääri planeerimine, fotoõpetus, õigus ja avaliku halduse alused, videoklippide loomine, juhtimisarvestus, akadeemiline enesejuhtimine ja ärieetika või valib ta mobiilsusmooduli, mille raames ta saab minna välismaale ja õppida siis ainepunktid välismaal. Meil on olemas nii Tartu Ülikooli poolt lepinguid ja koole, kuhu saab minna, kuid kui üliõpilane leiab endale huvipakkuva ja sobiva kooli, kuhu ta tahab minna, räägib selle läbi ja see sobib ja kõik läheb nagu hästi, siis võib tegelikult minna ka kuskile mujale, mida meil siis nii-öelda nimekirjas ei ole. Neid koole leiab hetkel siis Tartu Ülikoolis on üldisel koduleheküljel. Kui sealt natukene otsida, siis leiab selle koha, et kus saab välisõpinguid teostada. See on vaba ained ehk 6 ainepunkti eest on üliõpilasel võimalus arendada erialaseid teadmisi ja oskusi ja realiseerida oma individuaalseid huvisid vabalt valitud õppeainete kaudu ehk 6 ainepunkti eest võite te võtta ükskõik kust, ükskõik milliseid aineid, mis siis lähevad kirja vabaainetena. Ja lisaks, kui näiteks valikaineid võtate rohkem, siis need valikained, mis ületavad seda 12 ainepunkti, lähevad automaatselt vabaainete mooduli alla siis. Ehk saab ka niipidi. Aga vabaaineid valikaineteks kindlasti ei saa üle tuua. Ja siis on praktika, kus siis on üliõpilasel praktika 4. aastal ja siis praktiliste kogemuste omandamine ja seostamine saadud varasemate teoreetiliste teadmistega reaalses organisatsioonis. Ehk siis on iga inimene praktikal. Ja bakalaureuse eksam, kus siis õppija kinnitab ja süvendab õppekava läbimisel omandatud üldoskused ja erialased teadmised ning rakendab neid erialases uurimistöös, valdkonna probleemi lahendamiseks ning erialaste teadmiste näitamiseks. See ei ole tavaline bakalaureuse eksam või lõputöö ei ole tavaline selles suhtes, et kui tavaliselt kirjutatakse pikk, mahukas, teaduslik uurimistöö, siis
siis siin koosneb see bakalaureuse eksam nii enda portfoolio loomisest, mida alustatakse juba esimesel aastal, ehk see on iga aasta väike tükikene, kus siis e-keskkonnas õppija näitab siis oma omandatud teadmisi ja oskusi ja sest samast sisaldab see portfoolio neid samu projekte, mida on läbitud. Ja siis natukene on nende projektide ümbermängimine, ehk kui muidu teostati siis projekti aine meeskonnaga, siis see on nüüd see individuaalne koht, kus igaüks paneb selle nagu dokumendina rohkem suuremalt korralikult kirja sinna portfooliosse. Ja siis on 6 EAP-st eksam, mis siis ongi küsimused-vastused eksam, kuna meil ei ole veel kunagi seda olnud, siis täna ma veel konkreetse vastuse jään võlgu, kas eksam tuleb kirjalik või eksam tuleb suuline. Suure tõenäosusega arvatavasti tuleb suuline eksam. Ehk tänased õppijad on avaldanud soovi, et see võiks olla ikkagi suuline. Jah, just see bakalaureuse eksam, mis siis ma just kõik ära rääkisin, on siis kaasuse koostamist toetav kaasuse seminari aine, mis siis algabki kohe esimese aasta kevadel. Ja iga aasta on see toimumas, mis siis toetab teid ja annab teile võimaluse ja natukene juhiseid, kuidas seda portfooliot kokku panna. Ja siis on kirjalik bakalaureuse eksam, mis on täna kirjas, aga võib-olla muutub see suuliseks. Siia tõin teile ära tegelikult, et kuidas see loogika siis aastate lõikes läheb, ehk vaatama peaks hakkama seda altpoolt. Esimene aasta on siis sellised üldised ettevõtlusalased teadmised ja seesama sotsiaalse väärtuse loomise projekt. Ja seal esimesel aastal keskendutakse siis disainmõtlemisele, disaini juhtimisele ja nende teadmiste omandamisele. Mis ei tähenda seda, et midagi muud ei ole või et neid disainialaseid aineid rohkem ei tule, aga see põhirõhk ja see loogika on esimesel aastal seal. Teisel aastal on organisatsiooni brändi arendamine projektina ja siis ained kõik kujunevad selle ümber ja hõlmab sellist rõhk on strateegilisel turundusel. Kolmandal aastal on rahvusvahelistumine, kus siis rõhk on ainete kontekstis ka minnakse nagu nüüd konkreetselt digiturunduse poolele. Ja 4. aastal esimesel semestril on siis see valikmoodul, mobiilsusmoodul ja vabaained, mis tähendab seda, et on loodud selline võimalus, et kui sa võtad selle mobiilsusmooduli võimaluse ja tahad minna välismaale, siis su õpingud ei pikene, sest siin koha peal mingeid teisi aineid niimoodi ei toimu. Et sa saad rahulikult välismaal ära olla, teha oma ained ära, teised teevad siin oma valikmoodul ja vabaained ära. Ja te saate koos edasi minna kevadsemestriga, mis siis on praktika organisatsioonis, bakalaureuse eksam ja seal oli ka mõni selline väike aine ka veel lisaks. Nii. Kas keegi tahab vahepeal küsida midagi üldise õppekava loogika kohta, enne kui me sisseastumisest rääkima hakkame? Räägime siis natukene sisseastumisest, siis äkki tuleb küsimusi ka. Avalduste esitamine on nüüd kohe esmaspäeval 12. juunist kuni 28. juunini SAIS-i keskkonnas. Ja esimesed vastuvõtuotsused peaksid tulema siis 11. juulil. Ja õppeaasta algab 4. septembril. Vastuvõtu tingimusteks on siis avalduse saab üldse esitada, kui on olemas keskharidus või sellele vastav haridustase, näiteks kutseharidus. Eesti keele oskus peab olema vähemalt B2 tasemel ja koos avaldusega tuleb SAIS-is lisada essee vormis motivatsioonikiri. Räägime siis motivatsioonikirjast. See motivatsioonikiri on võrreldes eelmise aastaga natukene on blankett muutunud, loogika on sama,
aga kui eelmine aasta küsisime lõikudena iga tekste, siis see aasta me tahame sellist üldtervikut. Ehk see motivatsioonikiri peab andma ülevaate üliõpilaskandidaadi erialasest motiveeritusest ja valmisolekust õppimiseks sessioonõppe vormis, mis on kaugõpe, paari ainet inglise keeles, senise tegevuse seostest valitud erialaga, et me saaksime aru, et kas sa saad aru, kuhu ja mida sa õppima tuled, kas sa natukene jagad seda, mis asi on disainmõtlemine ja kas sa natuke saad aru sellest, mis asi on siis digiturundus. Ja siis seda üldist orienteeritust disainmõtlemise ja digiturunduste küsimusest ja vaatame analüüsioskust, väljendusoskust, sellist suurt pilti loogikat. Ja essee vormis motivatsioonikirjas tuleks siis vastata küsimustele, mitte tuleks, vaid tuleb, et millised on Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õppekavale disainmõtlemine ja digiturundus õppima asumise põhjused, valmisolek õppida sessioonõppe vormis, tasulisel õppekaval ja paari ainet inglise keeles. Hinnake ka oma inglise keele oskust sealsamas failis lõpus teisel lehel olevas tabelis välja toodud tasemete järgi, et me natukene saaksime aru, kuidas te siis oma inglise keelt hindate. Sest seda on ka vaja, sest suuresti on paljud, lisaks sellele, et võib tulla aineid, mis on inglise keeles välised õppejõud või siis lisaks sellele on ka materjali vaja lugeda inglise keeles. Siis millised on olnud senised kokkupuuted disainmõtlemise ja turundusega või siis digiturundusega, tööalased kogemused, senised õpingud, muu tegevus, kas te töötate selles valdkonnas, mis on teie kokkupuude või kui te tulete otse gümnaasiumist, siis vastupidi, et mida te sealt olete õppinud, mingid ettevõtlusalased pädevused. Kui te olete teinud õpilasfirmad näiteks, siis see on hea välja tuua, seostada natukene nüüd see disainmõtlemise ja digiturundusega, ehk kas te ise leiate seoseid, kus te olete neid kogemusi ja kokkupuuteid olnud varem. Ja millised on teie õpitu rakendamise tuleviku väljavaated? Ehk mis te kavatsete siis nii-öelda plaanite edasi teha? Ja motivatsioonikirja vormi leiate te, kui te lähete pärnu.ut.ee, menüü, sisseastumine, bakalaureuseõpe, ehk kui te jõuate sinna disainmõtlemise digiturunduse lehele, siis seal on ka vastuvõtutingimused, sealt tulevad motivatsioonikirja nõuded ja sealt saab ka motivatsioonikirja vormi. Ja see tuleb saisi siis esitada koos avaldusega. Nüüd motivatsioonikirja hindamine. Võtan selle siit eest ära. Ehk hindame komisjoniga erialast motiveeritust ja valmisolekut õppida sessioonõppe vormis. Hinnatakse eriala valiku motiivide sisukust, selgust, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õpikohana valimise ajendeid, karjääriperspektiivide ja eesmärkide selgitamist, õppekava läbimise järel ja muid eriala valikuga seotud aspekte, ehk siis suutlikkust põhjendada valmisolekut õppida sessioonõppe vormis, tasulisel õppekaval, inglise keele oskuse taset vastavalt siis motivatsioonikirja vormis toodud lisale ja selle osa eest on võimalik saada maksimaalselt 30 punkti. Teise aspektina hindame me seniste tegevuste ja pädevuste seoseid valitud erialaga ning üldist orienteeritust disainmõtlemise ja digiturunduse küsimustes. Ehk hinnatakse kandidaadi oskust siis välja tuua oma senine tegevus, töö, õpingud, huvialad, igasugune muu tegevus seostatud siis valitud erialaga ning üldist orienteeritust disainmõtlemise ja digiturunduse teemades. Selle osa eest on võimalik saada maksimaalselt 40 punkti. Ja siis hinnatakse arutluse ja väljendusoskust, motivatsioonikirja teksti ülesehitust, loogilisust, esitatud info ja argumentide asjakohasust,
kirjalikku eneseväljendusoskust ja eesti õigekeelsust ja selle eest saab siis maksimaalselt 30 punkti. Motivatsioonikirja eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti ja sisseastumise eksam nii-öelda motivatsioonikirja näol on siis sooritatud, kui tulemus on vähemalt 66 punkti. Minu soovitus. Ärge tehke seda chat-GPT-ga, sest see motivatsioonikiri peab olema personaalne. Seal taga peab olema sina. Me peame mõistma sind, mitte üldist suurt mulli. Ehk elu on näidanud, viimane pool aastat on näidanud, et väga kõrgelt tulevad esile ülikoolis tööd, mis on tehtud siis tehisintellekti abiga. Ehk meil on selle kohta toodud ka kriteeriumid, kuidas seda kasutada. Isiklikult ütlen, et jah, loomulikult sa võid sealt märksõnu küsida endale, see aitab su mõtteid arendada, aga soovitus ära mitte kunagi tee tervet esseed või siis neid lõike puhtalt chat-GPT-ga. Küsi mõtteid, aga ära kirjuta motivatsioonikirja tehisintellekti jaoga, et sellest saab aru. Nii. Ja peale lõpetamist, kelleks siis saada või mis edasi? Turundusspetsialistid, turundusjuhid, digiturundajad, teenusedisainerid, projektijuhid, arendusjuhid, mikro- ja väikeettevõtte juht ja võimalus jätkata õpinguid magistriõppes. Ehk selline laiapõhine väli on avatud, kuhu ja kelleks saada, mida edasi teha. Ja mina rohkem tegelikult sellist pikka juttu enam ei räägiks. Ehk kõik info on olemas. Ja nüüd ma ootaks tegelikult küsimusi, mida siia juba on tulnud. Nii, Urve pani lingid. Kas PowerPointile on võimalik ligi pääseda ka peale infotundi? Jah, kuna ma salvestan, siis tegelikult see pannakse meie YouTube'i, Pärnu kolledži YouTube'i kanalile ülesse ja seal on olemas täna ka eelmise aasta infotund. Soovin uurida, kas ootate õppima õpilast, kes on juba praegu töötab digiturundajana või pigem kellel kokkupuude puudub. Kui ma eelmine aasta ei osanud sellele päris kindlalt vastata, et ma ütlesin, et õppima võivad tulla kõik, siis see aasta ma näen väga hästi seda, et õppima tulidki kõik. Tulid õpilased nii otse gümnaasiumist kui ka tulid inimesed, kes on turundusega päris lähedalt koos töötavad sellel alal või isegi disainibüroodes mingil ametikohal olnud inimesed. Ja ma ütleks, et see kursus on suht selline 50-50 ehk on õpilased, kes tulevad otse gümnaasiumist ja siis on need töötavad inimesed, kellel on juba rohkem kokkupuudet. Küsisin, vastus oli see, et kasu saavad mõlemad ehk see ei ole nüüd ühele sihtgrupile suunatud. Ehk sobib väga hästi ja see kooslus tuleb väga hästi välja, et võib olla mõlemat pidi. Jah, kui sa oled digiturunduse professionaal juba täna Eestis, siis loodetavasti loogika on seal, et võib-olla sa oled avastanud endale juba ise disainmõtlemise poole ka juurde. Aga kui sa tunned, et sa tahad õppida ja sa vajad, siis see disainmõtlemine seal juures on natukene mõttemaailma muutmine. Ehk laiapõhisem, empaatilisem inimestest arusaamine, mõistmine, mida sa teed, et see, mida sa teeksid, oleks mõtestatud. Ehk sellele küsimusele ma vastan, et mõlemad on oodatud. Nii.
Suutlikkus põhjendada valmisolekut sessioonõppe vormis õppimiseks. Siin all tulebki tegelikult, et mida ma mõtlen selle lausega. Siia alla tulebki see, et kas sa saad aru, mis asi on sessioonõppe vormis õppimine. Ehk sa käid korra kuus mingitel päevadel õppimas. Kui sa oled töötav inimene, kas su tööandja on rahul sellega, et sa käid vahepeal õppimas? Ja kui sa ei ole töötav inimene, siis sessioonõppe vormis õppimine, kui sa ei ole Pärnust, tähendab ka seda, et lisaks sellele, et sul on tasuline õppekava, sul on vaja leida ööbimist nendeks perioodideks, ehk too välja see, et sa oled kõik läbi mõelnud. Sa tead, kuhu sa tuled, mida sa tegema tuled ja et sa oled mõelnud sellele siis nendele aspektidele, et mida tähendab üldse kaugõppes ehk siis sessioonõppe vormis õppimine. Sest siin on ka sessioonõppes vormis õppimisel on väga suur rõhk iseseisval õppimisel. Ehk üks asi on see, et sa käid siin koha peal korra kuus, mida mõeldakse ideaalne. Korra kuus käin ja õpin nii hästi, aga iseseisvat õppimist ja meeskonnaga, oma kursusekaaslastega õppimist seal sessiooni välisel perioodil on ka päris korralikult. Ehk sa saaksid aru ka sellest poolest, et kui sa mõtled, et tööandja näiteks võimaldab sul need paar päeva koolis käia, aga muidu sul on näiteks 8-st, 5-ni tööpäev ja siis on sul veel teine töö. Ehk kus sa leiad selle aja siis vahepeal õppimiseks, et kas sul on ikka see ka olemas? Miks teete infotundi sellel erialal, aga mitte teistel? Me teeme kõikidel erialadel infotundi. Aga kõikidel erialadel on erineval ajal infotunnid. Täna hommikul oli näiteks magistriõppekaval persoonibrändi põhine ettevõtlus. Ja tulemus on ka teised infotunnid. Need on meil koduleheküljel, Facebookis igal pool välja hõigatud, reklaamitud. Ja et me teeme kõigil välja arvatud sel aastal ei ole veebi infotundi magistriõppes teenuste disaini ja juhtimine õppekaval, sest selle raames korraldasime me 1. juunil teenuse disainipäeva, millega siis programmi juht otsustas, et eraldi infotundi ei ole sellele õppekavale enam vaja, sest tegemist on ikka ühe väga pikaajalise õppekavaga juba, mida teatakse rohkem võib-olla ja kus siis anti võimalus inimestel sinna koha peale tulla küsima. Kas eritingimustel akadeemilise testiga sisseastumiseks on vajalik motivatsioonikiri? Nii, sellele vastab Urve. Ma juba vastasin siin chatis, et tegelikult ei ole vaja, tuleb avaldusel ära lihtsalt märkida, et kandideerite eritingimustel ja siis muud ei olegi vaja teha. Nii, minul said praegu küsimused otsa, aga nii. Kas õpet on ka võimalik mingitel kordadel läbida Zoomiga või kui oled haigeks jäänud? Selle kohta ühtne vastus puudub, sellepärast, et Tartu Ülikool on seisukohal, et täna me oleme kontaktõppes, aga loomulikult erinevate õppejõududega läbi rääkides võib tekkida võimalusi Zoomiks ja kõigeks muuks, aga seda ei saa nii-öelda programmi juhtu reguleerida, sest see vastutus või see võimalus on antud igale õppejõule iseendale. Minu mõte seal taga on see, et kui sul on selline rohkem teoreetilisemad osad või selline loenguformaat, siis Zoom on täiesti okei. Aga meil on aineid, mis on täiesti meeskonnapõhised ja kus tuleb teha praktiliselt meeskonnatööd. Sel juhul ei anna see õppejõu poolt loodav Zoom mitte midagi. Mida mina olen soovitanud on see, et kui sul on su oma meeskond, siis su oma meeskond võtaks su nii-öelda endaga kaasa siis mingisuguse Zoomi või Meeti või mingi võimalusega. Aga ja loomulikult, kui õppejõud ütleb, et kuna hübriidõpe on õppejõule ka selles suhtes koormav, ta peab arvestama nii nendega, kes on koha peal, kui nendega, kes on veebis, siis tunnistan, on õppejõude, kes pigem ei eelista seda.
aga nendelt võib alati küsida, et tihtipeale nad lubavad tudengitel kaasata. Ehk kui õppejõud justkui nagu kaasab hübriidõppes haiged õpilased, haigeks jäänud õpilased või need, kes ei saa tulla, siis lasub tal nagu vastutus nendega ka tegeleda loengus rohkem. Aga kui tudengid ise võtavad ja eelnevalt sellest õppejõule teada annavad, siis mina arvan, et see on väga okei. Ma võib-olla lisan siia juurde, et tuleb väga arvestada sessioonõppes, tuleb sessiooni jooksul väga palju informatsiooni ja tegelikult tõesti on vabandatav ainult see haigus, et mina soovitan küll väga ikkagi kohapeal käia, osaleda, sest vastasel juhul on see õppimisprotsess väga keeruline. Heger on küsinud siin nüüd sellise imeliku küsimuse, et ma tahaks vastu küsida, et mis eritingimustel te siis kandideerite? Sest kui te kandideerite nüüd akadeemilise testiga ja teil on saadud akadeemilise testi eest 65 punkti, siis te olete automaatselt vastu võetud. Aga kas eritingimusteks võib lugeda ka seda, näiteks kui ma tulen gümnaasiumist ja ma saan mingi medali, siis minu meelest sai ainult punkti või 2 juurde või? Jah, praegu nüüd kuldmedal annab kindlasti 3 lisapunkti, ma ei tea, kas hõbemedal andis ka midagi, äkki andis ka mõne lisapunkti. Aga see on 3 punkti, see nüüd oluliselt seda essee tulemust ei mõjuta. Ja, ehk kui on gümnaasium lõpetatud medaliga, siis tuleb teha motivatsioonikiri ja see medal siis lisada infona kuidagi sinna saisi. Ei, see tuleb, Kaisa, see tuleb ise. See tuleb ise, väga hea. Ja siis saab lihtsalt lisapunkte motivatsioonikirjale. Sisseastumisavaldust esitades tuleb SAIS-is avaldus ette nagu plokkide kaupa, et võtke hästi rahulikult, lugege kõik plokid rahulikult läbi, et seal on ka päris palju informatsiooni. Kindlasti ei saada seal edasi, kui on vaja essee või see motivatsioonikiri esitada ja motivatsioonikirja selle lingi ma panin siis ka siia chatti. Et kindlasti peab olema esitatud ta sellel vormil, mitte mingi tavaline Wordi dokument ei tohi olla. On veel küsimusi? Õppekava kohta, kolledžis õppimise kohta, sisseastumise kohta. Mida tavaliselt on küsitud võtta kohta. Ehk selle kohta ka, et Urve siis vastab, mis see võtta on ja mis sellega teha saab. Panen kõigepealt siia chatti ka need loengusessioonide ajad, et kindlasti huvitab, millal need toimuvad. Ja võtta kohta siis nii palju, et võtta on siis varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine. Ja kui teil on varasemalt läbitud mingeid õppeaineid juba kuskil ülikoolis, erandjuhul ka kutsehariduses, siis on võimalik neid võttakorras üle kanda. Aga mõned kandideerijad juba kirjutavad ennem sisse saamist, et oi, ma olen teinud seda, siis ma pean ütlema, et võtta nõustamist me kahjuks ei tee enne, kui teil on tekkinud kehtiv õppekoht. Sest me oleme seda teinud siin varasemalt ja siis selgub, et kandidaat meile ikkagi õppima ei tule ja see on nagu siis põhimõtteliselt nagu meie ajaressursi nagu raiskamine, et kindlasti me oleme valmis nõustama kõiki, kui te olete juba sisse saanud. Kas motivatsioonikiri esitada Wordiga või selle dokumendiga, mis on kodulehel? Selle dokumendiga, mis on kodulehel ja kui ma ei eksi, siis see sama põhi või blankett peaks ka SAIS-ist tulema või Urve? Seal on kindlasti link
kui teda ennast seal ei ole, siis on link ja ma panin selle lingi teile siia chati, palun otsige see üles. Et see motivatsioonikirja lingi ma panin juba ka siia. Kas praktikal on kindlad nõudmised ettevõttele? Suures pildis ma võiks öelda, et justkui nagu ei ole. Seal pigem tulevad kindlad nõudmised, mida teostada tuleb ja tänu sellele, et kui mõnes ettevõttes kui sa võtad liiga suure ampsu, siis sa pead natukene võib-olla tulevikus mõtlema sellele, et sul on lihtsam olla võib-olla väiksemas ettevõttes. Samas võib, ettevõttel ei ole nõudeid. Praktika, mida peab hõlmama? Suures pildis on see justkui tavaline praktika, kus sa teostad mingis organisatsioonis. Ehk sa ei lähe sinna kindlasti kohvikeetjaks, vaid sa läbid seal organisatsioonis siis neid teadmisi, disainialaseid, disainmõtlemise ja digiturunduse alaseid teadmisi ja organisatsioonis teostad siis mingisugust digiturunduse alast tööd või projekti. Kaasates siis disainmõtlemise ehk see ei ole tavaline ettevõtte praktika, kus sa tutvud üldse ettevõtluse süsteemide ja asjadega ja kus sind võidaksegi panna sinna kohvi keetma, vaid sa päriselt teed tööd seal selles valdkonnas, mis sa siis õppisid varasemate aastatega. Kuna ongi, kui ma teile vastan, siis ma vahest nagu mõtlen selle pärast, et palju aineid ei ole veel käigus. Ehk meil on olemas nii-öelda plaan ja kavad, mille järgi õppekava on vastu võetud ja mida kuskil tuleb teha, aga sellest lähtudes see päris sisu nendel ainetel, mida täna veel käigus ei ole olnud, ei ole veel nii-öelda välja kirjutatud täpselt see teekond. Ehk siis sellepärast ma vastan ka nagu suuremas pildis, nii nagu meil täna teada on need asjad. Kui tekib lisaküsimusi, siis ma panin siia chati ka enda kontaktandmed ja ka sisseastumise meili Pärnu kolledži oma, et siis võib kirjutada, võib helistada. Nii, ma panen enda oma ka. Sa panid praegu niimoodi, et ainult mina näen. Ma räägin, jah. Ehk ma panin enda meili aadressi ka. Ja kodulehel on number ka. Ma seda ei oska peast kirjutada, mis mu number siin on. No kindlasti leiab meie kodulehelt ka kontaktid üles. Vestlusvooru ei toimu sel aastal veel. Ehk motivatsioonikirjaga on, see ongi see konks, et motivatsioonikirjal on ka limiit. Ehk 4500 tähemärki oli, mis siis umbes ümmarguselt võib teha selline 2,5 lehekülge. Ehk vaatame, kuidas siis te suudate sisukalt ja lühidalt kõik olulise ära öelda ja vestlusvooru eraldi ei ole. Veel küsimusi? Maksimum on see 4500 peaks olema, see maksimum. Aga ma ei soovita väga palju lühemalt teha, pikemalt ei saa ja väga palju lühemalt ei soovita ka. Ehk miks see number on pandud just sellepärast, et ei tuleks väga erinevate pikkustega ja sisuga motivatsioonikirjad, ehk see mõõt oleks kõigil paigas ja mida siis selle antud tähemärkidega ära öelda, ehk sealt tuleb see erinevus just nagu.
et 1000-2000 tähemärki võib olla vähe ja üle 4500 ei saa. Eelmine aasta konkurss õppekohtadele oli üllatavalt suur ehk tasulise õppekavana kolledžis oli see kõige suurem. Seal oli avaldusi nii, et üle 4,7 oli ühele kohale ehk kui me plaanisime vastu võtta 30 tudengit, siis me võtsime vastu 45 tudengit, kellest õppima tuli siis 40. Ja nii oligi. Ja selleks aastaks ei oska midagi prognoosida, ehk kuna üks aasta on olnud, võib-olla järgmine aasta saab midagi öelda, et see aasta ei julge ennustada. Nii, kui keegi mõtleb veel küsimusi, siis äkki Urve tahad veel midagi tarka öelda? No, võib-olla, kuna on tegemist tasulise õppekavaga, siis ma räägin nendest maksetähtaegadest. Et õppeaastas on siis 2 semestrit ja semestritasu siis ühe semestri kohta tuleb tasuda siis sügissemestril 20. oktoobriks ja kevadsemestril 20. märtsiks. On ka selline võimalus, et kindlasti tasuda mingi osa sellest tähtajaks ja tähtaegselt ja siis kokku leppida meie raamatupidajaga siis ajatamine, aga sellist varianti, et tähtaegselt ei ole mitte midagi tasutud, ei tohiks olla. Et teiega sõlmitakse ka õppeteenustasu leping, allkirjastate selle ja seal on ka kõik need tähtajad ja asjad kirjas, et kindlasti tuleb siis tähtaegselt midagi ära tasuda. Ja üldjuhul on semestritasu odavam kui ainepunkti hind. Ainepunkti hind on siis võib-olla neile nagu soodsam, kes võtavad siis vahepeal võib-olla akadeemilise puhkuse ja teevad näiteks veel väiksemas mahus, kui praeguse semestri maht on ette nähtud, et praegu on niimoodi 20–22 EAP-d semestris. Et kui on alla selle, siis võib-olla tuleb soodsam ainepunkti hinna alusel maksta. Aga küsige veel, praegu on see hea võimalus küsida ja rumalaid küsimusi ei ole. Ei ole. Seda me hakkame kohe esimesel aastal ka koos õppima, et kõik küsimused on oodatud ja ei ole ühtegi rumalat küsimust. Mida rohkem küsite, seda rohkem saate endale pildi selgeks. Võib-olla ma siia lisan veel siis nii palju, et meil kolledžil ühiselamut ei ole. Meil on olemas lepingupartnerid, kes pakuvad sessiooniõppele lühiajalist majutust ja siis kolledži lähedal kiviviske kaugusel asuvad Karoliina hotell, siis Rannavilla ja Jahisadam pakub ka majutust. Ja. Küsimus, et kas saab rohkem ainepunkte võtta semestris? Jah, saab. Ja küsimuse järgi, et kas on olnud tudengeid, kes on proovinud kiiremas tempos läbida? Ei, sellepärast, et ei ole võimalik kiiremas tempos läbida, kui aineid ei ole ju veel olemas. Ehk kuskil ei ole registreerida. Ained tulevad selle järgi, kus siis esimene see ring käib. Ehk tänaseks päevaks või nüüd septembrist on olemas esimese aasta ained ja teise aasta ained. Rohkem ei ole. Nii et väga kiiremas tempos läbida ei saa.
ja seal tuleb ka loogika taha ehk on aineid, mille eeldusaineteks on mingid eelmised ained. Mitte kõigil, aga mõndadel. Ja kui te ikkagi töötate paralleelselt, siis tegelikult on see päris optimaalne maht, see osakoormuses maht, et siis lähebki liiale, et lihtsalt ei jõua. Inimesed on siin proovinud teha, aga tegelikult ei jõua. Hegeri küsimuse vastus ei ole 3-aastane õpe. Semestreid 2, õpe 4 aastat. Ehk jah, kui te võtate lahti kodulehekülje või õisi, siis seal näitab nominaalaeg 3 aastat. Täna selle nominaalajaga ei ole võimalik lõpetada. Õpe on 4 aastat. See tähendab, et semestreid on 8 ehk 8800 kokku ja EAP-sid siis 180. Arvutuskäik on õige. Aga sealjuures on see, et kui sa võtad mingi semester rohkem, siis järgmiseks semestriks võib jääda vähem ja kui sul jääb vähem, siis sa maksad ainepunkti eest. Kui sa võtad rohkem, siis sa maksad see 1100 semestris. Kellel ei ole digiturunduskogemust, kas on raskem sisse saada? Ei ole. Aga see on siis sinu suutlikkus näidata oma kogemusi või rääkida sellest, kuidas täna asju tehakse ja kuidas sina näed, kuidas saaks teistmoodi või nagu see on nagu see koht, et kui sul täna sa ei ole olnud digiturundaja, siis see ei ole see koht, kus sa nagu sisse ei saa. Pigem on see suur vaade, et mida sa siis näed, mis siis toimub selles vallas ümberringi. Nii. Õppemaksu võib tasuda töökoht, kui töökoht on valmis seda tegema. Nii et seda on ka tehtud. Ja Egerile vastuseks, et kirjas ei ole valesti, nominaalne õppeaeg on 3 aastat ja osakoormuses toimub ta 4 aastal. Jah. Just seda, et see nominaalõppeaeg tähendab seda, et kui sa oled täisõppes, siis sa suudaksid selle 3 aastaga läbida. Meil ei ole võimalik olla sellel õppekaval täiskoormuses. Meil ongi ainult osakoormus, see tähendab, et lõpetada saab 4 aastaga. Aga loomulikult sa võid oma vabaaineid varem teha. Kui valikained avanevad kunagi, sa saad neid varem teha, ehk see on siis nagu sinu enda otsus. Tänased tudengid ütlevad, et isegi osakoormusega, et õppida on ikka küll. On. No võib-olla siin ma mainin nii palju ära, et näiteks disainmõtlemine digiturundus esimene kursus on 1 nädalavahetusel koolis, teine kursus on 2 nädalavahetusel koolis. Kui te nüüd olete ikkagi mujalt kui Pärnust või Pärnumaalt pärit, siis on päris keeruline käia siin mitmel nädalavahetusel näiteks koolis. Kas tegelete igapäevaselt turundusega või kust pärinevad teie teadmised? Mina isiklikult, loomulikult mitte. Ma olen programmijuht, aineid annan mina ainult oma pädevuse koha pealt. Ehk õppejõud on erinevad. Turundusega tegeletakse igapäevaselt ka meie majas. Digiturundusega eeskätt tulevad välised õppejõud ja praktikad lisaks veel juurde. Lisaks meie endade õppejõududele tulevad igast valdkonnast tegelikult juurde ka praktikuid, kes tulevad ainete sisse rääkima, ehk see loogika, et mis siis ülikooli roll on rohkem selliseid asju koos õppida. Mujal nagu neid kokku pandult õppida ei saagi, erinevaid ampse saad võtta, kui ülikooli osa on selles, et sul on teaduslikult ära tõestatud teoreetiline baas ja alus selleks kõigeks, millele lisandub siis see praktiline kogemus, praktiline vaade ja ka praktikute enda kogemused veel juurde. Ehk meil ei ole programmijuhti ühelgi õppekaval, kes valdaks teoreetiliselt kõiki teadmisi kõikidest enda õppekava ainetest. Me oleme kursis nende ainetega, aga kindlasti meil ei ole pädevusi ise endal neid kõiki õpetada. Et me oleme, programmijuht on, kui sa mõtled tavalise kooli peale, justkui klassijuhataja. Nii, kas on veel küsimusi?
Ma lihtsalt lisan, et ja ma olen turundust muidu õppinud ka. Aga ei pea ennast nii turunduse valdkonna spetsialistiks, et ise teile hakkaks turundust õpetama. Aga meil on veel 2 minutit, et mõni kiirem küsimus veel võtta või siis minna ilusat sooja päikeselist ilma nautima. Ma lõpetan jagamise ära. Aga kui... Aitäh, Sigrid! Ja kui rohkem tegelikult küsimusi ei ole, siis ei venitu seda 1 minutit enam ära. Mina tänan teid kõiki, soovin teile edu ja unistuste täitumist ja loodan siis nii mõnegagi ehk juba septembris kohtuda. Lotte Eger küsis siin veel ühe küsimuse, et ma võib-olla vastan siia, et kõik õppeainete õppejõud peavad olema Tartu Ülikoolis vähemalt magistriharidusega ja võimaluse korral kaasatakse õppeainesse ka praktikuid. Jah, nii et õppejõududel on nii mõlemat, nii teoreetilist kui praktilist tausta, aga kuna nad on õppejõud, siis nad ei jõua igapäevaselt selles valdkonnas võib-olla kõikide aspektidega kursis olla ja selle jaoks, et rikastada teie teadmisi näidetega ja reaalsete praktikatega, siis kaasatakse selliseid praktikuid juurde. Igatahes jääme teie avaldusi ootama ja edu kandideerimisel. Ja aitäh teile! Ja oleme olemas, kui küsimusi veel on. Saate kirjutada ja helistada. Nii et edu teile ja meie siis lõpetame.